Nii, väike hommikune üllatus oli. Hakkasime siin unise peaga sõitma ja siis kuuleme, et hääl ei ole nagu õige. Ja jah, rehv on tühi. Õnneks on meil varu on olemas, nii et mis siin ikka hakkama vahetama, mis me siin ikka kobiseme. No nii, üritame siis auto natukene üles tõsta, tungraua paneme alla. Ma ütlen, see koht ei hoia meid. Sellega seoses tegelikult eile, kui Hannes sõitis, siis nagu meil on mega palju mingi manu puid ja puuoksi ja mul ju Uus-Meremaal kunagi, kes meid on jälginud, ma tean, väga paljud jälgivad meid Uus-Meremaa aegadest, siis mul ju Uus-Meremaal juhtus niimoodi, sõitsin selle nagu kallutusautoga, veoautoga ja siis mul oli nagu, see minu süüga natukene. Mul oli endal mingi selline obsessiivne mõte, et umbes mida kaugemale ma sõidan või nagu kogu aeg nagu muru nagu niiti, sest kogu aeg jäid minust need autojäljed maha. Ja siis ma tahtsin nagu kogu aeg suurema kaarega minna nagu muru seest ja siis muru ära niita, ma ei tea. Selline mõte oli mul. Ja kuna ma läksin nagu väga aia ääres, siis seal olid ka mingid oksad maas ja siis see oks läks mul täpselt sinna sisse. Ja eile, kui Hannes nagu sõitis nagu hästi sügavale nagu umbrohu sisse, siis ma mõtlesin, et issand jumal, mis oleks siis, kui meil nagu mingi oks läheks rehvi sisse. Aga ma nagu hoidsin selle oma peas, et vahet pole pealegi. Üks päev sõitis meil meie manager ka siis nagu läbi selle võsa, nagu täiesti läbi võsa. Mingi vahet pole vaata. Ja siis täna hommikul jah, nagu Annes ütles, hakkasin sõitma ja mina ei roolis ja siis kuulen mõlemad nagu mingi imelik hääl on. Ma tundsin auto natuke kaldu ka, aga maapinnas on ka selline võib-olla. Ja siis läksime välja ja ongi täiesti tõss, et ma arvan, et siin on mingi oks sisse läinud. Just eile, aga jah. Näitan ka teile, missugune see maapind meil on siin, et jube. Nagu üks päev Hannes tegelikult koristas siin, et ta mingi võttis kõik oksad ära, aga neid oksid endab kogu aeg juurde ja siin ei niideta, siin ei näe mitte midagi. Ja linnud ka laulavad hommikust meil siin. Et selline võsa. Siin on igasuguseid oksi maas. Suuremaid, väiksemaid. Sõitis sinna suht sügavale. Kuigi tegelikult ma ei tea, kas see on nagu see case. On mingi sellised oksad. Te võivad teha liiga küll. Selline hütt on meil siin. Väga jube. Ma ei ole väga rahul siin. Aga mis see ikka praegu? Hea on ikka omada mehist meest. Eks nad kurb külgi pole. Kes uskaks. Istuks. Aga et te teaksite, siis tegelikult mina oskan ka siis asju teha. Mina on kunagi oma rehva vahetanud, aga kui mul on olemas mehine mees, siis ma ei pea seda tegema. Aga mulle tegelikult meeldis kunagi või tahtsin olla väga iseseisev ja teada, kuidas kõik need asjad käivad, nii et naised tegelikult on väga hea oskus ise rehve vahetada, sest you never know, kui sa oled üksinda kuskil tee peal, siis saad ise hakkama. I'm a strong woman. Nii, ja leidsime põhjuse ka. Ei olnud koks, vaid siin on mingi metallasi sees. Ma ei tea, kas see on mingi murdunud nael või mis iganes. Metallosad siin on pragu sees ja nii see läks. Vaat.
ja nüüd on ülevant uus alla panna. Natuke kõrgemale peame ka saama, aga peaaegu tehtud. No nii, rehv on all ja asume teele. Nii, käes on hommik, jõudsime tund aega hiljem tööle selle rehvi katki mineku tõttu. Et sellega läks aega, ei olnud päris häid tööriistu, ei olnud see tungraud väga hea, läks aega palju. Aga ühesõnaga vaatame siis asjad üle, siit kontrollime õli. Vaatame, kas seda on piisavalt. Ja täitsa piisavalt on selle ülemise ääre juures. Eelmine kord avastasin, et eile oli esimene päev, kui ma sõitsin sellega, aga siis avastasin, et jahutusvedelikku oli vähe. Siis sealt paagist vaatame seda jahutusvedelikku, seda on piisavalt, on ülemise ääre juures jälle. Siis vaatame üldse ümber ringi, et kas midagi on katki või midagi on nagu teistmoodi, kui peaks olema, kas on mingid lekkeid näiteks. Tundub kõik korras, vaatame, kas kõik rattaned, poldid, mutrid on alles. Minul näiteks eelmisel masinal oli treileril üks, see rattapolt oli puudu. Vaatame teisel poolt ka. Siit saab kütust juurde panna. Et jah, see on siis iga hommikune asi, et vaadata üle kogu traktor siit ja sealt. Nii, mõned võib-olla mõtlevad, kuidas see kapott lahti käib, siis siit kangist tuleb tõmmata ja siis lükata see üles. See on päris raske kapott, et jõudu rakendama. Jah, ja eile olid siin põllu pealt sükse palgi panin siia peale, et põllu otsa vedada. Uskmatult raske. Nägi nii väike ja kerge välja, aga see on ikka, ma ei tea, 3-40 kilo küll. Nii, paneme siis käima, sidurpidur alla ja laseme natuke soojeneda mõne minuti. Ootame, kuni ekraan tööle läheb. Ja siis saamegi tööle asuda. Oleme teel järgmisesse farmi siis sellise tee peal. Ja nüüd hakkad keerad järsult vasakule. Siis keerad ratta teisele poole, tagurdad. Lähed sinna täitsa teise värava äärde. Liigud veel kaugemale sellest väravast. Keerad jälle rattad vasakule. Ja nüüd sealt siis tagurdad välja nii-öelda. Where do you get the water?
out of the creeks and the rivers and stuff. When it rains, the creeks run like. So do you use pumps to get it in, or? These are like pump sites here. Water runs in through the creek systems and into the channels, and then we. That's cool. Nii, tegin siin tööd, viimane rida oli. See on üllatus osaliseks, et paremal pool ei käinud enam ringi. Õnneks suhteliselt kiiresti avastasin mingi 10 meetri jooksul. Aga mingi kaabli jurakas on siin vahel kinni tõmmanud ennast. Ja ega ta nii ei saagi siin ringi käia. Vaatame, kas me saame selle välja ka siit. Võib-olla on vaja midagi tugevamat. Selline vihmasadu, et lihtsalt voolab alla seda. Tere taas. Meil on täna vaba päev, võtsime vaba päeva, kuigi me arvame, et me ei oleks täna tööd saanud teha, sellepärast, et eile õhtul sadas räigelt vihma. Me üritasimegi umbes niimoodi ajastada, vaadata silmateadet, aga sa kunagi ei tea. Iga ilmateada näitab erinevat informatsiooni. Aga täna meil on intervjuu siis ühte veinikasse. Me üritame alati oma tööid otsida ette pikalt, ehk siis veinihooaega ka kuskil jaanuari keskelt, lõpust või veebruari algusest, märtsi algusest, oleneb piirkonnast. Et hetkel meil vedas, me saime just, tegime aplikatsioonid ja üldse tegelikult väga vähe vastatakse. Ma arvan, me oleme mingi 20-30 kohta kandideerinud, saadnud meile või midagi sees, pole vastatud. Väga või mõnes kohast on vastatud, tahavad rohkemat kogemuste ja teadmistega inimesi või neil on juba kohad täis, aga üks suurem ettevõte Casella seal meie aplikatsioonid läksid läbi ja me oleme saanud teise vooru ehk intervjuule ehk siis näha ole, ja see intervjuu ei tähenda ka seda, me saame sinna, et eks näha ole, mis sealt välja tuleb. Meil on mingid variandid veel, aga töö mõttes, mis me mõtleme, mis me järgmisena teeme, aga ikka natukene selline kogu aeg pead olema 2 sammu eespool, et sa saaksid teha tööd siis. Või ei peaks puhkama mingi 3 kuud või ma ei tea. Kindlasti leiab midagi, aga see viimasel hetkel, kui sul mingi rahad hakka näiteks otsa saama või sa elad siis oma säästudes, siis see ei ole väga meeldiv või mugav. Nii, ja me oleme jõusaalis üle 2 kuu või? Üle 2 kuu kindlalt, siis meil 6 aega puhkust ja 6 aega puhkust ja siis nüüd me oleme mingi 6 aega peaaegu juba töötanud. Et vau, keha minul mul päriselt hakkas selg räigelt valutama meie töö pärast. Ja siis meie tööandja andis meile oma jõusaali sissepääsu upsi. Aga reaalselt see on mega kallis muidu, meie jaoks. Kui me käiksime siin maksimaalselt korra nädalas umbes keskel läbi, võib-olla mõni nädal saame 2, aga siis mõni teine nädal ei saa tulla, nii et natukene liiga palju. Mingi 2 nädala peale peab $50 maksma, muidu ei oleks, kui me käiksime siin, aga et see on meist mingi 100 kilomeetri kaugusel ja ootast sinna ringi. Ich will eure Blicke spüren. Ich will jeden Herzschlag kontrollieren. Ich will eure Stimmen hören. Ich will die Ruhe schwören. Ich will, dass ihr mich gut seht. Ich will, dass ihr mich versteht. Dass ihr mir vertraut. Ich will, dass ihr mir glaubt. Ich will eure Blicke spüren. Ich will jeden Herzschlag kontrollieren. Ich will eure Stimmen hören. Ich will die Ruhe schwören. Ich will, dass ihr mich gut seht. Ich will, dass ihr mich... Täna on
on vaba päev, siis loomulikult kordasin, mina panen vlogi kokku ja teeme siukseid muid toimetusi, Ave õpib ja nii edasi. Ja ma olen põletanud natuke pappi ka siis, et siin prügimajandus on selline, et sa pead mingi 100 kiltsa viima selle prügi linna. Eile viisin prügi ära, aga natuke tekkis uut sükest pappi, siis selle pappi saame ära põletada vähemalt. Praegu on vihmane päev ka, et muidu kuival päeval siin küll väga ei julge, siin on eukalüptid on igal pool, et pärast võtavad veel tuld. Siin maja kõrval meil on selline tünn. Siis on, see on isegi purk asju visatud, klaasi. See on küll väga huvitav. Seda teha ei plaani. Aga jah, maa on täitsa märg, et liikumine on siin farmis praegu väga raske, et sellepärast ei saa tööd ka teha. Traktorid jääksid kohe kinni ja rikuksid need teed ära kõik ja isegi autoga tööle saada nende teede pealt on ikka väga suur väljakutse. Nii ja saigi papi hunnikust lahti. No paparazzi. Meil on siis täna enne, kui kõik hulluks läheb või hakkab harvest pihta ja hästi palju töid tuleb, siis täna meid kutsuti, nagu mitte ainult meid, vaid kõiki töötajad kutsuti siis ülemuste poole ja nad teevad enda juures mingi siis väike selline, mis on grillipidu või selline barbecue party tuleb või midagi sellist, et väga tore ja me mõtlesime, et me teeme kringlit, et ma olen nagu varem tahtnud juba kringlit teha siin, aga lihtsalt kuna me igapäevaselt tööl ei näe väga palju inimesi ja töökaaslasi, siis see ei ole teinud ja eile õhtul, kuna meil tulid uued naabrid, nad on olnud siin mingi neljapäevast ja eile oli laupäev. Igatahes paar päeva me koos olnud ja siis me tegime kaneelirulle eile ja mängisime Unot ja rääkisime juttu, et väga-väga tore oli. Need kaneelirullid tulid nii hästi välja, siis mul on alati nii, et nagu no enamasti on head, aga sa kunagi ei tea. Ma nagu kunagi julge öelda, et tavai, et ma teen mingi kõige paremaid, sellepärast sa kunagi ei tea. Aga igatahes mega hästi tulid välja need kaneelirullid ja me sõime kõik need soojad ära, need on nii mõnusad, pehmed. Ringel valmis, mul on ka siin on karamell käes ja lähme, meil on ülihea minna ülemuste juurde, sest nad elavad üles meil kõrvamajas. Et ilusti lilla löödud, pidi saama seal süüa, juua, selline korralik pidu. Vahelduseks siin põldude vahel on väga tore, kui saab pidu. Nii et kasutame võimalust ja loodame, et kõikidele meie kringel ka maitseb. Millest me räägime kõikidele, sest see kringel, noh, ma ei tea, sellest väga palju vist ei jätku. Või nagu jätkub, aga seal pidi olema väidetud mingi 40 inimest või tulema, nii et noh, 40 inimesele võib-olla tõesti sellest ei jätku, aga ma ei tea, ega see ei olegi meie eesmärk võib-olla tegelikult appi. Kivi läks. Okay, we need some people to eat before the flies get it. Oh, what are you doing? Oh, wow. Wow. It's more her Godverdomme.